Vaatan, kuidas õnnestub Movie Makeriga filmi mingi ürituse lühikokkuvõtte koostamine nii algussubtiitritega ning lõpptiitritega. Sellise väga lühikese reklaamfilmi näiteks või siis mingi sündmusülevaate koostamiseks. Esimesena on mul vaja loomulikult sündmust ja selleks on mul siis Haakonal üritus 2011 toimunud nii-öelda moeshow Haapsalu kultuurimajas ning selle ürituse pikkuseks hetkel siin filmis on tund aega. Filmitud on Sony CX115 kaameraga ja MTS formaadis. Nüüd esimene asi on see, et lohistan kõigepealt video siia ajaribale ning kiiresti nii-öelda siis seda nii-öelda pulka liigutades vasakule paremale on mul võimalus siis videot eelvaadata. Nüüd esimese asjana, mis ma nüüd tahaksin tegelikult teha, on see, et panen käima oma traditsioonilise nii-öelda cooktimer ehk siis nii-öelda siis munakeet ja aja funktsiooni. Ehk siis 10 minutiks ma panen oma taimeri tööle, et siis on näha, kaua mul antud videoklipi kokkuvõtte koostamine aega võtab. Nii, start. 10 minutit läks käima. Nüüd esimese asjana ma tahan kindlasti siit klipis siis valida välja kohad, mis kindlasti on vaatamist väärt, ehk siis ja selgitada välja, et see klipp oleks siis vastavalt siis pikkusega vähem kui 10 minutit, sest et YouTube'i videod võiksid olla kõik lühemad kui 10 minutit ja maksimaalselt ma tahan kuni 10 minutist klippi saada ning igast sellest esitusest. Esimene esitlus on mul siin ning esimese lõike võingi teha siin selle koha peal, kus tujuk on siin ees, vajutan J tähte ning pärast seda vajutan L tähte, aga ma kohe proovin, miks pärast ei toimi. M tähte vajutan. Nüüd järgmisena liigun natuke sellest sündmusest edasi. Vajutan jälle M tähte. Nii. Siis vajutan jälle M tähte. Nüüd liigun järgmise klipi juurde siin videos. Näha on, kuidas arvuti hakkab mõtlema, sest et ta arvutab ümber kogu aeg järgmisi eelvaateplaane, mida siin ajaribal nii-öelda siis või sellest storyboard ribal kuvada. Nii, võib-olla huvitavam koht on siin koht, kus nõid tuleb lavale. Ning järgmine hetk on võib-olla see hetk siin. Ning ma hakkan juba jälgima, et mu need klipid oleksid kõik ühepikkused, mida ma siit pikkade klippide vahelt välja lõikan video ülevaate saamiseks. Nii, ütleme, et siis vahepeal me seda ehitusmeest ei taha siia ning lõikan välja näiteks selle klipi siit sekundist lõpetades näiteks selle klipi selle sekundini ning kiires ülevaates ma saan ka näha, et selle klipi pikkuseks on siis 12.18 hakkab ja lõpeb 13.12 ehk siis peaaegu et minut. Nii et sellise suuruse klipp on mul peaaegu et minut pikkuline tavaliselt, nii et kokku ma saan need lõigata siis siit välja kuskil 8 tükki, nii et peaaegu 1, 2, 3 ja vaatame edasi siit midagi huvitavat, võib-olla järgmise esineja vahepeal, nii allapoole, võib-olla siit hakkab see esineja tulema lavale ja lõikame siis siit ja teeme umbes sama suure klipi, et kui ma visuaalselt peale lähen, siis ma näengi tegelikult selle klipi nii-öelda visuaalselt poolt. Nii, algus on siin 18.11, lõpeb 19.06, on peaaegu minut. Okei, ja vaatan järgmist klippi. On siis järgmine esineja selle siin koha peal. Lõikame siit ja järgmise lõike teeme kusagil siin. Kuigi ma nüüd korraks kaadris nägin, et kellegi pea tuli ette filmimise ajal. Et ilmselt ma ei taha seda jätta. Nii et võin võtta Ctrl-Z, minna lõigata teise koha peal hoopis. Nii et kui see lõige läks valesti vahepeal, siis võin kasutada Ctrl-Z, nii ja lõikame näiteks siit kohast kuni siia kohani. Tasan hiire lahti, vajutan M tähte. M nagu Mati on täht. Nii, ja vaatame edasi, kus siin võib-olla veel esinejad on.
nii, selle koha peal siin on mingi äge põnev koht, kus saab lõiget teha. Kindlasti keset actionit, keset tegevust on neid lõikeid kõige mõttekam teha. Nii, ja vaatan, ega siin vahepeal ei tule kedagi võõrast lavale, ehk siis tahan jätta ainult oma montaaži, lõppmontaaži ainult neid esinejaid siis. Nii, siin on üks koht kindlasti, mis on huvitav, ja siin on jälle pea, mis tuli korra kaadrisse, kui ma siin liigutan ja samal ajal vaatan. Nii, ja ma arvan, et siin on teine koht, mis tahaks lõigata. Nii, vaatame veel, kas on esinejaid. On küll. Siin selle koha peal on siin esinejad hoos. Järelikult lõikan ma siit ning kuni näiteks selle kohani siin. Nüüd vaatan veel, kas on veel esinejaid, keda ma tahan oma lühikokkuvõttesse sisse jätta. Ehk siis väikse klipina salvestada. Oletame, et kusagil siit maalt. Kõige parem on muidugi see, kui te olete materjali nii-öelda läbi vaadanud varem, et te valdate seda. Et kuna mina olen seda käinud filmimas seda materjalist, ma enam-vähem kujutan ette, kes on kaadris ja mis kaadris toimub, millise võivad veel paremad kohad. Aga sellise pika video puhul on kindlasti vaja nõu, et mida tegelikult nii-öelda lõppmontaažis näha tahetakse lühikokkuvõttes, et mis on kõige olulisem. Ehk siis kõige olulisem jäetakse alles ja vähem oluline, ehk ebaoluline lõigatakse välja. Nii, siit ma saan veel ühe klipi ja vist ongi läbi. Lõpus on kontsert, siin hakatakse laulma, seda on vaja. Nii, ja nüüd ma selekteerin kõik pikad klipid ja hoitan delete-klahviga lihtsalt need siit minema. Nii et nüüd pikki klippe mul vaja ei lähe. Kõik, mis on pikad, see on siin lühike, see on siin. Siin toimub mingi kordus. Siin ma saan üle veel korra proovida, kuidas siin on see esinemine. Nii, tuleb lavale ja siin tuleb uuest laval keegi. Võib-olla on see liiga pikalt, aga ma kustutan vahepeal ära kõik need kõige pikemad klipid vahet. Isegi ma pea sisu nägema, kuigi ta ei jõua isegi renderdada samal ajal. Mul kokku seda videot ning see ei loe. Ja vaatame kõigepealt, mis mul kogu klipi pikkuseks tuli. Praegu hetkel ta näitab mul 13 minutit, nii et ma pean millestki veel loobuma, kuna 13 minutit on liiga pikk aeg. Ja minul on aega on jäänud 3 minutit veel, nii et tegelikult ma pean tegutsema suhteliselt kiiresti. Nii, vaatame nüüd, äkki saab lõigata välja selle klipi delete nupuga. Nii, siis äkki saab teha siin klipis midagi pooleks. M-klahvile vajutades. M. Ning äkki saab siin midagi lõigata. Kusjuures arvuti võimsus on hästi oluline montaaži juures, kui te olete saavutanud mingi vilumuse, suhteliselt kiiresti võib-olla juba lõikate videoklipid õigel ajal, siis kui arvuti jääb kahjuks aeglaseks või uimaseks, siis ei ole mingit vahet tegelikult. Nii, ja kui te olete lõiganud lõpuks siis oma klipid kokku parajaks, saate kindlasti veel teha eelvaate. Eelvaate tegemine kindlasti väga soovituslik, ennem kui te nii-öelda lõpliku versiooni saate teha. Ning mida mina pean tegema, hetkel ma pean midagi veel ära kustutama, sellepärast, et video pikkuseks on ikkagi veel 11 minutit. Nüüd on vaja mingi klipp veel lühendada ära, äkki mul õnnestub siin seda klippi siin lühendada. Arvuti muidugi lõpetab vaikselt koostöö minuga. Nii, ja ta ei suuda enam väljagi renderdada videosid, kui sain 10.45. No ütleme, et see 10.45 on päris hea, aga mitte piisav. Nii et nüüd tuleb siit kusagilt vahepealt veel midagi ära lõigata ja mulle helistanud klippe, mis on teatud liiga pikad, siis ma lõikan neid pikki klippe veel keskelt nii-öelda lühemaks. Nii, selle klipi puhul siin siis oleks vaja M-tähe peale vajutades keskelt lühemaks lõigata. Nii, ja
loomulikult ei pea nii kiiresti tegema, võite süveneda sellest, aga kuna mul aeg tiksub, siis ma lihtsalt pean siin tegema valiku ja midagi ära kustuma, näiteks selle klipi. Ja 9.53 on aeg, kuna tahan ka lisada tiitreid, siis kahjuks tiitrite jaoks kohe jätma nii-öelda ruumi. Nüüd tiitrite lisamiseks on kõige lihtsam, kui te klikite nupule siia nii-öelda ja see nupp siin hetkel, ta teeb teie filmist nii-öelda automaatse filmi, Automovie režiimi nimi, ning see tähendab seda, et ta lisab tiitrid nii algusesse kui lõppu. Nii, teen topeltkliki. Nüüd ta tahab, Automovie nõuab ka seda, et tal oleks muusika arvutis olemas, aga kui ma ei taha muusikat lisada, siis võin ka vajutada nupule ei. Ning automaatselt lisatakse siis mul algus või tiiter, mille kus ma võin panna siis teksti Haaknõel 2011 ning viimased siis tiitrid kajastavad siis selle filmi autorit, milleks on siis näiteks režissöör ja sisestage oma nimi, ma võin siia panna oma nime. Režissööri nimi on, ma ei teagi, kes, ma panen enda nime praegu, näiteks osades saab panna, kes seal osalesid, nii-öelda kui te teete täispikka mängufilmi. Ning aeg on täis, nüüd käib piks. Ning näha on, et 10 minutiga on põhimõtteliselt võimalik, kui ma oleks teadnud seda infot, kes on osades, näiteks D-Gain oli vist üks, kes võitis selle ning filmimiskoht oleks kindlasti hea ära märkida meta infos ehk siis videoinfos tiitritena ja selleks oli Kultuurimaja. Täpsemalt öeldes on Haapsalu Kultuurimaja, aga vahet pole. Nii, ja ka on võimalik veel lisada siia vahele animatsioone, eks üleminekuid, eks automaatselt nende klipide vahele pannakse mingi üleminek, vaheklipp. Ning vaatame kohe, mis üleminekud pakutakse. Ja ma arvan, et need ei ole kõige paremad. Võib-olla on siin teisele reale selekteerides siin hägustumine, hea üleminek või siis feidimine, ehk siis üleminek. Ning on võimalik võtta nupule rakenda kõikidele, siis automaatselt on näha siin igal kaadril tekib selline nii-öelda kriips. Ja see on seda, et iga kaader on automaatselt ka üle feiditud, ehk siis kui me panen video mängima, mängitakse üks, mängitakse teine kaader, siis nendes kaadrites on juba sees ülemineku efekt. Ja siin oleks ka tegelikult taustamuusikaga, mul ei olnud seda valitud. Nii, Haaknõel hakkab, siis on siin järgmine asi ning siin tuleb siis üleminek jälle järgmisesse klippi. Muidugi väga halb üleminek oli nii-öelda kiirmontaažis sellist asja muidugi ei ole hea jätta. Nii, ja siin on jälle üks ülemineku puhul on mõttekas, kui ülemineks ikkagi väga erinevatest siis kaadritest, siis erinevatest filmitud kaadritest, et siin oli samas klipis ei ole mõteta üleminekut, vaid ikka täiesti totaalselt erinevate klippide vahele panna üleminek, nagu praegu siin poisiga tekkis see probleem. Aga see on siis võimalus teie nii-öelda teha tunniajaline kokkuvõte. Ma praegu tegin, mul läks ka 10 minutit pika kokkuvõtte jaoks, 1 minut montaažiks, siis mis on väga hea tulemus iseenesest ning võimalus siis ka film salvestada kõrglahutusega kuvana. Ning on nende filmi nimeks siis, mitte minu film, vaid paneme siia Haaknõel ja 2011 näiteks kokkuvõte ja teine variant on see saata otse näiteks YouTube'i.